Oleme siin presidendi vallil, koorekiht on koos, kõlas just laul, et ministriprouaks ma hästi passiks. No kas sina passiks, käis see laul sinust? Kindlasti passiks väga hästi, aga ma olen juba võetud naine, nii et ma olen väga rahul oma mehega. Aga ma annan mikrofoni nüüd sulle. Just praegu on õige hetk vaadata, kuidas on piduliste meeleolu, milles seltskonnas räägitakse ja milliseid emotsioone tekitas Eesti 108. sünnipäevale pühendatud kontserdaktus. Kontsertetenduse lavastas Priit Võigemast ja muusikaline juht oli Siim Aimla. Kuigi lavastus algas tõsises meeleolus, siis peagi tõi Eva Talsi ja Curly Strings publikule naeratuse näole ja pani jala tatsuma. Ma ei teadnud ka, kuidas seda asja alustada, aga et kui see kõik siin lõppeb ükskord, et siis võiks inimestele kuidagi hinge või südamesse jääda pigem helge tunne või lootusrikas või vähemasti, et kuskilt tunneli lõpust mingisugune valgus paistab. Et see oli mu jaoks ääretult oluline. Ereda valguskiirena mõjus vaieldamatult 6-aastane Theodor, kelle siiras ja ehe esitus võitis publiku südamed nii teleekraanide taga kui ka Estonia kontserdisaalis. Meie õpetaja koolis kõige parem oli, kui ma teaks, kus anda tal ühe rohuviits, teeme rohuviits. Noh, Priit küsis mult, kas ma tulen siia ja siis ma olin hästi nõus ja iga päev harjutasime ja nii saigi see laul selgeks. Aga vahel juhtus nii, nagu oli sööklas, vastu seina lendas supp või praag või magustoit ja mõni plika pihta sai. Lavastuse lavastajale järjekord intervjuudeks on märksa lühem kui Theodorile. No nii paraku on. Lase laps lavale ja siis kõik ülejäänud on juba suht ettearvamatu. Väikese superstaari ema on pianist Kärt Ruubel ja isa Lõuna-Afrikas kasvanud, kuid peamiselt Euroopas toimetav violamängija ja dirigent Xandi van Dijk. See meeskoor küll hirmutas mind natuke, aga mitte eriti. Emotsioon ja tunne on praegu võimas, jah? Ja täiega võimas. Ma loodan, et mu vanaisa vaatab mind Go3-st. See, kui ta hääle lahti tegi, see oli mega, sest et selliseid lapsi, mulle tundub, et ei tule väga tihti nagu, et meil nii vähe, kui meil neid on, me peame neid hoidma ja siis nii-öelda Lugusid kirjutama. Muusikat kirjutama põhimõtteliselt, jah. See oli väga, mõtted käivad selles suunas. Ei, no ma loodan, kui ma, vaata, kui ta saab vanemaks, et ma liiga vana ei ole juba, see nagu, et vaatame, et mingi vana päss kirjutab muusikat. Aga ma loodan, et äkki ma ikkagi saan veel. Ongi kohe selline mõte käis peast läbi? Muidugi, kohe. Ma arvan, et see on üks parimaid kontserte, mida ma olen üldse näinud. Tegelikult ma olen 20 aastat käinud, tõesti palju. Ja ikkagi oli liigutav, oli naeru ja võttis ka pisara kurku ja muidugi see hariduse teema läbi meile kõigile armsa Lutsu kevade ja see laste niisugune vabamängulisus, minu meelest erakordselt tore leid. Väga hea, me käisime eile Pärnus kontserdil ja seal on siides ka Eesti Rabus meeskoor ja Mari Kalkun. Olid samad laulud suures osas. Ja, aga oli ka muidugi uut ja lõbusamad seal. Teile, mis on need esimesed emotsioonid? No, kontsert oli väga tore ja president oskab ka väga hästi rääkida, elulised teemad ja väga armas. Ja muidugi kõige rohkem võitis südant see väike poiss. Kontsert oli päris pikk, ma ei oodanud seda, ma ei teadnud, mida oodata. Aga äge, et olid mingid erinevad osad ja see oli siuke etno ja artsi samal ajal ja lastele ja mitte. Mõista ta. Ma arvan, et sellist sõnumit, mida lavastaja Priit Võigemast edasi püüdis anda, oli meil praegu väga kõigile vaja. Helge tunne südames ootasid külalised presidendipaari peosaali. Ja nüüd kõik koos Eestile
üks kord elagu, elagu, kaks korda elagu, 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 kolm korda elagu, 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 elagu. Kuidas teie peres tänane hommik algas? Mina magasin. Hendrik magas. Hommik algas sellega, et Hendrik jõudis kell 2:30 öösel koju alles lennukiga, nii et me võtsime väga rahulikult. Aga sõime kõik koos, minu vanemad on meil külas, tähistasime Eesti sünnipäeva, lugesime hoovi peal kõik lipud kokku ja vaatasime paraadi. Aga siis jätkasin oma hommikut kiluvõileivaga, mis muidugi on mu igahommikune söök, nii et seda puht see eriti eriline ei olnud, panin väikse lipukese otsa, et teha erilisemaks seda. Ja see ei ole nali, ta sööbki igal hommikul kiluvõileiba viimased 6 aega. Ma ei tea, millise dieedi osa see on, aga... Kus siis see tuli, et kuskil Eesti piirkonnas ringi käidud ja keegi ütles ja soovitas ja siis niimoodi jäigi või? Ja me oleme suur kalastusriik ja mõtlesin, toetab omasid, sööme kilu ja täitsa maitsev on ka. Ka Sõõrumaade peres algas Eesti sünnipäeva hommik kiluvõileibadega. No täna käis nagu päris, et Alissa keetis munad ära ja mina jooksin kilu ja leiva järgi ja ütleme, et viina küll laval ei võtnud, aga... Niisugune tõeline Eesti hommikusöök. Jah, perekondlik. Vabariigi aastapäevapeol Estonias mõtiskleti ka selle üle, kuhu me eestlastena teel oleme ja millistest väärtustest peaksime kõvasti kinni hoidma. Et Eesti oleks ka tulevikus selline koht, kus meie lastel ja lastelastel oleks hea ja turvaline elada. No me oleme eestlastena defineerinud ennast ikka loodusrahvana, nii et see loodushoid ja keskkonnakaitse ja loodusega kokkukuulumine on võib-olla see, millest me oleme natuke kaugenenud, aga kui me teadlikult seda läbi mõtleme, siis me suudame sinna suunas tagasi liikuda ja ikkagi loodust väärtustada kui Eesti ühte kõige suuremat võib-olla eelist kogu ülejäänud maailmaga võrreldes. Kui me nüüd mõtleme tagasi läinud aastale, siis mis on see, millele me uhkusega uude aastasse kaasa võtame ja millest me peaksime kinni hoidma, mõeldes Eestile ja Eesti tulevikule? Kindlasti mõjutab see, et oli laulupeo, tantsupeo, rahvamuusikapeo aasta ja sealt tuli nii palju sellist ilusat koos olemist ja nii palju ühist rõõmu ja ma väga loodan, see tunne kannab edasi. Kultuuri rahastamine ja kindlasti ka noorte koolis käivate õpilaste kultuuri tarbimine, et seda tuleb lihtsalt leida viise, kuidas seda suurendada. Et ma arvan, et see on väga oluline ja selle nimel tuleb tööd teha, et võib-olla see teema on toonud sel aastal negatiivseid uudiseid. Võib-olla tähistada rohkem elus asju, mis meid õnnelikuks teevad. Ma arvan, et me ühiskonnana, eriti sellel pimedal ajal, ma arvan, me kipume keskenduma väga palju tööle ja mingile rutiinile, aga ma arvan, et iga päev väärib seda mingit ühte hetke, kui tunda tänulikkust. Et ma arvan, jah, tänulikkus on väga oluline asi. Ma loodan, et see ei ole kadumas, aga see on esimene, mis mulle pähe tuleb.